Tere! Tere! Nii, nüüd on meil järjekordne Jaapani reis. Konnichiwa! Konnichiwa. Jah, konnichiwa tuleb kindlasti öelda. Nimelt me oleme praegu Mount Miseril. Tegelikult on Mount Miser, mis asub Miyajimas. Miyajima on siis üks saar, kus on natuke templeid. Ja tegelikult saare nimi on midagi muud, aga see selleks. Praegu me jalutasime siin selle mäetiiru ära, mis tuli sealt poolt üles ja siis sealt alla. See on mingi üle 3-4 kilomeetri ikkagi, 500 meetrit kõrge mägi. Aga liigume edasi. Ja siin on müha palju. Ma tahtsin filmida siit, sest siin on kosk. Siin on põhimõtteliselt selliseid koskesid ja jõgesid on hästi palju. Et sealt, kus me üles ronisime, seal oli täpselt samasugune kosk. Või peaaegu samasugune. Ja siin saab hanamit teha. Näita. Vale hanamit. Uud, siin on näha kohe, et kevad on. Jaapanis on hästi soe. Minu jaoks nagu soem, kui ma ootasin. Ma ise mõtlesin, et kui me nüüd aprillis lähme, siis on umbes nagu Eesti kevad, et pole ilm ja mida iganes. Aga ma saan isegi täiesti lühikeste riietega olla ja täiesti tehtav. Ja hulga soem on, kui ma arvasin. Et vahepeal ise, kui tunned, et on jahe, siis tõmbad korraks mingi pluusi selga, aga siis hakkab jälle hästi palav. Nii, mida veel Jaapani reisi kohta? Kohe esimene asi ma tahaks öelda, et selle reisi moto oleks umbes nagu, et dokumentideta võõras linnas. Nimelt, mis juhtus? Me hakkasime Tartust sõitma bussiga, nii et jõuaksime täpselt õige lennuki peale. Ja kui me buss hakkas jõudma Tallinna alla, siis ma avastasin, et ma olen oma pangakaardi koju unustanud. Õnneks on Kerlil kaart olemas, nii et kui hädapärast vaja on, siis saab seda kasutada ja sellega raha välja võtta ja krediitkaardiga maksta siis. Aga alguses mõtlesime, mida teha. Tagasipöördumist ei mõelnud, sest see oleks just tobe lihtsalt, et kaardi puudumise pärast tagasi pöörduda. Aga me käisime Tallinnas Ülemiste pangakontoris, kus ma käisin küsimas, et kas saab mingit ajutist krediitkaarti või midagi. Aga kahjuks sellist asja ei ole. Et panks võib anda sulle ajutise kaardi, milleks saad Eestis raha välja võtta, aga sellist, mis nagu välismaal kehtiks või midagi asjalikku teha saaks, sellist ei ole. Muidu tulime Finnairiga siis siia Jaapanisse ja esimene õhtu oli meil Hiroshimas, suht väsitav oli. Käisime korra Hiroshimas ka linna peal tuuri ja neil oli seal õllefestival. Käisime korra sealt ringi ära, et vaatasime, et hästi palju erinevat õlut pakuti. Hästi palju järjekordi oli. Nii, Kerli, kas on veel midagi, mis sulle pähe tuleb kohe? See ronimine sinna mäkki oli mega raske. Siia, kus me praegu oleme. Ja, mu see Healthy Tracker näitab, et 13,85 nagu oh my god, seda on nagu isegi minu jaoks on see päris nagu arvestatav päevane käimine. Aga nüüd allatulek oli veel hullem, sellepärast, et tulved nagu täiega värisevad ja selline ebastabiilne olek on veits jalgades. Aga muidu on kõik väga tore, ma olen ka ilmas nagu väga meelitatud, sellepärast, et ma ise kujutasin ette, et tuleb kõvasti palavam, kui tegelikult on. Aga siin on hästi meeldiv olla, et täna on tuult ka ja temperatuur ei ole üldse palju ja saab lühikeste käistega käia ja väga hea on kõik. Ja praegu see saare nimi on Miyajima, see on kuulus oma templi poolest. Siin oli see templi värav on keset vett, mis asub kuskil seal pool, et kui on see meri kõrge, siis ta on nagu keset vett ja muidu on ta nagu liivaplatsi peal. Me ennem käisime sealt mööda, aga siis ta oli liivaplatsi peal, et võib-olla nüüdseks on ta juba vette läinud. Eilse kohta veel, et ma õppisin uue sõna ära, mida tähendab kakijage oli. Et põhimõtteliselt läksime eile õhtul linna peale, mõtlesime, et võtab sooja toitu kuskilt. Aga seal on need toidu tellimise automaadid. Kui sa lähed restorani sisse, siis sa võtad sealt toiduautomaadist endale selle toidu, mida sa tahad tellida, maksad ära. Ja siis sulle tehakse see, siis ma tahtsin võtta udonit, teda Jaapani nuudlid, paksud. Aga seal oli valikus udon kakijagega ja siis me tükk aega mõtlesime, et mis kuradi asi see kakijage on. Ja põhimõtteliselt siis keegi tuli meid sinna abistama ja ütles, et kakijage, et vegetable ruudes. Ehk siis mingisugused paneeritud juurviljad.
või köögiviljad. Jah. Nii, kas midagi oli veel? Või? Mis siin on? Kirjutavad jaapani keeles valesti. Storong. Aga muidu vist ei ole. Vist ei ole, aga tänane päev on meeldinud ja kõik on äge. Ciao.